6 millimooli liitri kohta, see on hea. See on hea väärtus. Aga kuidas me teame, et meie veresuhkru jälgimissüsteemi poolt antud väärtused on ka õiged? Kas me saame neid süsteeme usaldada samamoodi, nagu me usaldame toidupoes olevat kaalu? Toitu ostes võime uskuda, et poe kaal töötab õigesti. Me saame seda, mille eest maksame. Me ostame 1 kilo, me saame ka selle kilo. Tõestusena on kaalule asetatud kontrollplaat, mille on välja andnud riiklik kalibreerimise eest vastutav amet. Kontrollplaat kinnitab, et kaal on kalibreeritud nii, et see vastaks prototüübi kilogrammile. Ülemaailmset standardset kilogrammi kontrollväärtust hoitakse Pariisi lähedal rahvusvahelises kaalude ja mõõtude büroos. See kilogrammi prototüüp on ülemaailmselt kõige tähtsam kalibreerimisteenuste kontrollväärtus. Kuid kuna seda väärtuslikku eset ei saa büroo võlvkambrist välja viia, et selle abil iga maailmas leiduvat kaalu kalibreerida, tuleb kontrollimiseks teha mitmeid samme. Esiteks, igal riigil on kilogrammi prototüüp, mis põhineb rahvusvahelisel prototüübil. Nende riiklike prototüüpide abil kontrollitaksegi kaale, mida kasutatakse köögiviljakaalude ja muude sarnaste kaalude standardkalibreerimiseks. Veresuhkru jälgimissüsteemidel ei ole kontrollplaati ning nende üle ei pea järelevalvet ka riiklikud kalibreerimisasutused. Sellest hoolimata on olemas globaalne glükoosistandard, mis on sarnane kilogrammi prototüübile. See on oluline, kuna patsiendid kasutavad saadud tulemusi endale vajaliku insuliini koguse doseerimiseks. Väärad tulemused võivad viia vale insuliini koguse doseerimiseni, mis võib olla kahjulik või isegi ohtlik. Diabeeti põdevatel patsientidel peab alati olema võimalik usaldada oma veresuhkru mõõtmise seadmeid. Siiski teame mitmetest kliinilistest katsetest, et erinevad turul saada olevad veresuhkru jälgimissüsteemid erinevad oma täpsuse poolest olulisel määral. Nendes uuringutes näitasid mitmed süsteemid, sealhulgas Accu-Chek BGM-i süsteemid, täpsuses häid tulemusi. Samas näitasid teised süsteemid väga erinevaid tulemusi, mis mõnikord sõltusid tootmiseks kasutatud materjalist. Kuni 40% testitud veresuhkru jälgimissüsteemidest ei vastanud isegi minimaalsetele täpsusnõuetele, mis on esitatud rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditega. Sarnaselt kilogrammi prototüübile Pariisis annab rahvusvaheliselt tunnustatud glükoosi standardprototüüpi välja USA's tegutsev riiklik standardite ja tehnoloogia instituut. Selleks, et tagada meie veresuhkru jälgimisseadmete suur täpsus, kasutab Roche äärmiselt tõhusat ja usaldusväärset kalibreerimissüsteemi, mis on sarnane kaalude kalibreerimise süsteemile. Accu-Cheki veresuhkru jälgimissüsteemi täpsust jälgib Roche referentlaboratooriumi meeskond Mannheimis Saksamaal. Selles laboratooriumis töötavad Mattias Appel ja tema meeskond massspektomeetritega. Massspektomeetria on täpsuse kullastandard, kõige arenenum glükoosi mõõtmiseks saadaval olev tehnoloogia. Võimas tehnoloogia, mille keerukas näidiste ettevalmistamine ja töötlemine nõuab käsitlemisvilumust. Tänu pidevale kontaktile asjakohaste ametiasutuste ja teiste laboratooriumitega on Roche meeskonnal silmapaistev asjatundlikkus glükoosi mõõtmistäpsuse osas. Vastavalt ülemaailmsele JCDLM andmebaasile on Roche laboratoorium üks väheseid avalikult akrediteeritud referentlaboratooriume kogu maailmas. Selle akrediteeringuga garanteerib Saksamaa Liitvabariik selles laboratooriumis saadud glükoosi mõõtmistulemuste täpsuse. Sellest on kasu kogu Accu-Cheki organisatsioonile, selle toodetele ja eelkõige diabeeti põdevatele inimestele. Seda tehnoloogiat kasutatakse kontrollmõõtmiste teostamiseks ja see võimaldab laborimeeskonnal võrrelda tulemusi otse rahvusvahelise glükoosi standardiga, mis tagab kõrgeima võimaliku täpsuse. Roche toodab igal aastal üle kogu maailma mitmeid miljardeid testribasid ning tegeleb aktiivselt uurimis- ja arendustegevusega. See tähendab igal aastal kokku rohkem kui 100 000 kontrollmõõtmist Roche referentlaboratooriumis Mannheimis. Selleks, et vastata sellele nõudmisele, kasutab meeskond iga päev tehnoloogiat, mida toetab
masspektomeetria. Akrediteeritud laboratooriumi kõrval asuvas ruumis töötab labori analüsaator Cobas oma igapäevase töö kallal, kasutades selleks heksokinaasi meetodit. See meetod on nagu igapäevaelu masspektomeetria, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni, USA Toidu- ja Ravimiameti ja teiste sarnaste asutuste poolt laialdaselt tunnustatud oma täpsete kontrollmõõtmiste poolest. Läbilaskevõimega kuni 4000 testi nädalas toetab labori analüsaator Cobas Roche'i käimasolevaid tegevusi. Ja nii see töötab, kasutades teatud partiist pärinevaid testribasid, mõõdab meeskond glükoositaset vereproovis vastavalt BGM-i süsteemi ja analüsaatoriga Cobas ning võrdleb seejärel tulemusi. Kui täpsus jääb allapoole kindlaks määratud künnist, ei lasta antud partiid müüki. Partii jõuab turule alles siis, kui laboris sooritatud katsed läbitakse. Jälgitavusahelas on analüsaator Cobas sarnane köögiviljakaalude kontrollkaaludega ja sarnaselt nendele peab ka see süsteem tõestama oma töötamise täpsust. See saavutatakse pideva võrdluse teel masspektomeetriga. See protseduur tagab, et veresuhkru mõõtmise testribad kalibreeritakse läbi katkematu jälgitavusahela vastavalt rahvusvahelisele glükoosi prototüübile ning seda ilma Roche referentlaboratooriumist lahkumata. Jälgitavuse tagamiseks ei ole olemas enam kiiremat ja täpsemat viisi. Patsiendid tahavad olla kindlad, et nende veresuhkru väärtused on normis, kuid me tahame olla ka kindlad, et meie veresuhkru jälgimissüsteemide poolt antud väärtused oleksid õiged. Selleks, et olla kindel, et võite oma veresuhkru jälgimissüsteemi usaldada, võite süsteemi kontrollida kvaliteedikontrolli protseduuri abil, kasutades selleks tootja poolt määratud vastavat kontrollmaterjali. Lõpuks soovime me siiski saada vaid seda, mida vajame oma diabeediga toimetulekuks. Väärtusi, mis on samaaegselt nii õiged kui ka head.